USA ja Iisraeli ühisrünnakute järel arvas Iraan, et tal on vastused olemas. Droonide ja rakettide rünnakud tabasid USA baase Lähis-Idas. USA ei jäänud sellele passiivseks. Iraan vastas rakettidega ja USA vastas hävitava ning kohese kättemaksuga. USA B-2 piloodid tegid Iraanis midagi uskumatut ja Teheran teab, et on selle sõja juba kaotanud. Pärast laastavat Ameerika ja Iisraeli rünnakute laviini, kus väidetavalt USA sooritas oma operatsiooni esimese 12 tunni jooksul 900 rünnakut ja Iisrael pommitas Iraani 24 tunni jooksul 1200 korda, teadis Iraan, et peab vastulöögi andma. Iraan proovis, kuid ei suutnud lennukeid tabada. Need on liiga kiired ja hästi koordineeritud Iraani nõrga õhutõrje jaoks. Küll aga sai Iraan kasutada oma rakette sihtmärkide ründamiseks, mis ei liigu ülehelikiirusel. Statsionaarsed sihtmärgid, näiteks USA õhuväebaasid. Iraan lasi rakettide ja droonide lainega USA baaside pihta kogu Lähis-Idas, muutes Iraani sisese konflikti piirkonda mõjutavaks sõjaks. France 24 kirjeldab 28. veebruari artiklis, mida Iraan tabas või püüdis tabada. Bahreinis, kus paikneb USA 5. laevastik ja mereväe keskväe juhatus, sihtis Iraan USA 5. laevastiku teeninduskeskust. Suitsusambad tõusid baasi lähedalt süvavee sadama juurest, mis mahutab USA lennukikandjaid. Iraagis, kus USA väed asuvad endiselt kurdi piirkonnas, toimusid plahvatused USA konsulaadi lähedal Erbilis. Kuid kurdi julgeolekujõud nägid, et USA-l õnnestus Erbili kohal lennanud droonide raketid kinni püüda. Seejärel Jordaania Muafak Sulti õhuväebaasi juurde, kuhu USA on paigutanud 10 sõjalennukeid. Teatati, et alla tulistati 2 ballistilist raketti ja tekitati vaid materiaalset kahju. Kui vaatad edasi, näed, kuidas USA rünnakutele vastas. Liikudes edasi Kuveiti, kus asub mitu USA baasi ning laod, kus hoitakse varustust ja varusid USA vägedele, sihtisid Iraani raketid Ali al-Salemi õhuväebaasi. Enamik neist tõrjuti, kuigi Itaalia, kellel on samuti õhuväepersonali selles baasis, väidab, et Iraanil õnnestus kahjustada üht olulist lennurada. Plahvatused toimusid ka Katari Al-Udaidi õhuväebaasi lähedal, kus paiknevad USA CENTCOM-i eesliini üksused. Iraan ründas ka Katari pealinna Dohat. Araabia Ühendemiraatides asuvas Al-Dafra õhuväebaasis, kus paikneb USA 380 ekspeditsioonilennutiib, nägid 2 tunnistajat pärast väikseid plahvatusi baasis tõusmas suitsu. Araabia Ühendemiraadid peatasid 2 Iraani raketilainet, kuid esimese laine rusud tapsid väidetavalt 1 tsiviilisiku. Ja lõpuks Süürias tappis Iraani rakett 4 tsiviilisikut, kuigi USA on väidetavalt alustanud oma vägede väljaviimist sellest riigist. See oli suur Iraani rünnak. Meeleheitlik jõudemonstratsioon pärast seda, kui USA ja Iisrael hävitasid Iraanis 1 päevaga üle 1000 sihtmärgi. USA on kandnud kaotusi Iraani raketirohke vastulöögi tagajärjel. CENTCOM kinnitas, et 3 USA sõjaväelast on hukkunud lahingutegevuses operatsiooni käigus, mida USA nimetab nüüd nimega Operatsioon Eepiline Raev. Veel 5 said tõsiselt viga ning president Donald Trump hoiatas, et Ameerika kangelased võivad hukkuda ja kaotusi võib tulla. See juhtub sõjas sageli. USA tahtis kättemaksu. Ta kasutas selleks üht oma arsenali võimsaimat lennuvahendit, B-2 Spirit pommitajat. 1. märtsil teatas The War Zone ehk TVC, et Ameerika B-2D liitusid õhukampaaniaga Iraani vastu. Whitemanis, Missouris startinud varkpommitajad jõudsid Iraani õhuruumi 1. märtsi varahommikul. Kohale jõudes vallandasid nad põrgu. Iraani raketikoopad olid peamised sihtmärgid ning selgitame peagi, miks B-2 sobis sellele ülesandele. Iraani mägedes ehitatud sügavad rajatised hoiavad tavaliselt rakette. Mõned neist suudavad lasta ballistilisi rakette maa-alustest avadest, mis teeb neist 2-kordse ohu. USA loogika on lihtne. Kui hävitada koopad, hävitatakse ka Iraani raketid ja nende väljalaskmise võime. Iraan tunneb nende raketikoobaste üle suurt uhkust. Peaaegu aasta tagasi, 2025. aasta märtsi lõpus, avaldas Iraani režiim 85-sekundilise video, kus näidati koopaid ja arenenumaid rakette ning raketisüsteeme. Jällegi oli see jõu näitamine või vähemalt pidi see seda olema. Iraani probleem seisnes selles, et nende propagandavideo tõi esile suure puuduse, mida riik, kellel on punkrilõhkuja pommid nagu USA-l, võiks ära kasutada.
Rakette hoiti raketikoobastes lahtiselt, näiliselt ilma plahvatuskindlate usteta või muude kaitsemeetmeteta, mis kaitseksid koopaid, kui mõni neist rakettidest plahvataks. Õige löögi korral oleks võimalik ahelreaktsioon, teatas TWC 2025. aasta märtsis. Vajalik on vaid säde, et raketikoopad kokku variseksid. USA'l oli õige säde B2 Spirit. Ameerika muljetavaldavaim stealth-pommitaja oli ideaalne valik Iraani vastu kättemaksuks, sest selle punkrilõhkuja pommid suudavad tekitada ahelplahvatusi Iraani raketikoobastes. Nendel koobastel on veel üks nõrkus. Neid pole vaja täielikult hävitada, et rivist välja lüüa. Kõik, mida USA pidi tegema, oli sulgeda need, rünnates koobastesse ehitatud lehede sissepääse, mis vähendab Iraani võimet kasutada oma tohutuid varusid. Jälgimine ja korduvad rünnakud, millega hävitatakse Iraani loodavadavad, võimaldavad USA'l rünnata mujal riigis ja minimeerida Iraani vasturünnakuid. Strateegia oli valmis, B2 pommitajad kohal. Kõik, mida USA pidi tegema, oli tikk süüdata. Enne kui jätkame, vaatame, mida B2 Spirit Iraani vastu pakub, mida teised USA lennukid ei suuda. TWCI Tyler Rogaway selgitab X-i postituses, et B2 võimaldab otseselt rünnata Iraani sihtmärke, mida teised platvormid ei suuda. Üks B2 suudab kanda kuni 80 JDAM pommi, millest igaüks kaalub 500 naela. Kui neid kasutada piisavalt, suudavad need sulgeda Iraani raketikoopad ja takistada režiimil kordamast rünnakuid USA baasidele Lähis-Idas. Rogaway sõnul hävitatakse terved lennuväljad ja infrastruktuur ühe lennuga. Ja kui lisada segusse MOP-d ehk massiivsed punkrilõhkujad, saad punkrilõhkuja võimekuse, mis teeb B2-st täiusliku valiku Iraani raketikoobaste ja vajadusel ka riigi maa-aluste raketirajatiste hävitamiseks. Max Afterburneril oli veel öelda. B2 tugevus on ootamatu sissetung ja tundlike sihtmärkide tabamine märkamatult, tekitades šoki ja aukartuse. B2 ühendab suure tulejõu ja vargsi tegutsemise, võimaldades tal rünnata ja lahkuda enne, kui Iraan reageerida jõuab. Afterburner märgib, et USA saatis Iraani 4-6 B2 lennukit. Ta ütleb, et igaüks neist kannab 30 000 naelast MOP pommi, mis läbistavad üle 200 jala ja liiguvad üle 625 miili tunnis. B2 on USA õhurünnaku järgmise faasi odateravik. Peagi avaldame, mida USA kättemaksurünnakuga tegi ja mida Iraan on operatsioonis Eepiline raev kaotanud. Aga enne kui sellesse sügavamalt sukeldume, kui see on selline ülevaade, mida sa soovid, siis kindlasti telli The Military Show. Me analüüsime seda igal nädalal just nii. Ameerika B2 piloodid Whitemanist, Missourist teadsid, et neid ootab ees 32-tunnine lend. Ühendkuningriik on seni keeldunud ettepaigutatud baasidest, kuigi see võib nüüd muutuda, nagu saad teada, kui jääd meiega. Nii pidid pommitajad lendama tuhandeid miile, viskama oma lahingumoona ja siis tagasi lendama, kõik ühe suure reisi jooksul. USA paigutas KC-135 stratotankereid, et korvata baaside puudumine. Tohutud lennukid võimaldavad B2 lennukitel tänu õhus tankimisele õhus püsida nii kaua, kui USA'l vaja. B2 saab kanda 500 naelaseid JDAM-e ja moppe, mis läbivad maapinda, kuid USA neid 1. märtsil ei kasutanud. Tuleta meelde, mida rääkisime Iraani raketikoobaste nõrkusest video alguses. Hävitada tuleb vaid sissepääsud, väljapääsud ja praod, siis raketikoobas muutub tähtsusetuks. USA teadis seda, seega laadisid nad tõenäoliselt B2 pommitajad teist tüüpi JDAM pommidega. TWC arvab, et see oli Blue 109 lõhkepea GBU-31 J-daamiga, 2000 noelane punkrilõhkuja. See on enam kui suuteline hävitama Iraani raketikoopaid või vähemalt hävitama raketistardiavasid ja sissepääse, mis viivad nendesse koobastesse. TWZI spekulatsioon osutus õigeks. Pärast B2 pommirünnakuid teatas CENTCOM, mida USA kasutas. USA B2 stealth-pommitajad ründasid öösel Iraani tugevdatud ballistiliste rakettide rajatisi 2000 noelaste pommidega. CENTCOM rõhutas 1. märtsi postituses, et ükski riik ei tohiks kahelda Ameerika otsusekindluses, jagades videot lendavatest B2 pommitajatest. 2000 naelased pommid kinnitavad, et TWC-l oli õigus Blue 109 lõhkepea kasutamist oletades. Ja nüüd hakkame nägema tõendeid kahju kohta, mida Ameerika B2 põhjustasid. Satelliidipildid avalikustatakse, näidates USA sihiks olnud raketikoobaste olukorda. Brady Afric jagas X-is fotoseeriat, mis näitab, et Iraani Tabrizi põhjaraketibaas on B2T poolt hävitatud.
Pildid näitavad kokkuvarisenud tunneli sissepääse, millest varem rääkisime ja mis võivad sellised baasid rivist välja lüüa. Newsweeki teatel võis USA hävitada Iraani Zahedani lennubaasi radarjaama, kuid pole selge, kas seda tegid B-2D või kas radar üldse hävitati. See oli osa enam kui 2000 rünnakust, mille USA ja Iisrael Iraani vastu algses rünnakulaines korraldasid. Sama väljaanne teatab, et Iraani droonide ja tiibrakettide laopunkrid Konarakis hävitati. Siin näeme Iraani poolt USA'le peamise ohu süstemaatilist hävitamist. Iraan ründas USA baase rakettidega, kuid USA B-2 pommitajad on need enamasti hävitanud. Kuid lisaks sellele tähendab see nüüd seda, et USA saab jätkata rünnakutega, mida viivad läbi nende lennukikandjatel baseeruvad jõud. Lõppude lõpuks kujutasid Iraani ballistilised raketid ohtu lennukikandjatele, mida USA on paigutanud Pärsia lahte. Kui USA kõrvaldab Iraani raketiohu, saab ta lennukikandjad Iraanile lähemale paigutada ja rünnakuid kiiremini korraldada. Afterburner selgitab, et tõenäoliselt olid just F-22 hävitajad need, mis sillutasid tee USA poolt välja saadetud B-2 pommitajatele, hävitades õhutõrjesüsteemid ja luues turvalised õhukoridorid. Pärast Iraani raketikoobaste kokkuvarisemist tõusevad F-18 hävitajad USS Abraham Lincolni pardalt ilmselt iga 30 minuti tagant õhku, et hävitada rohkem Iraani olulisi sõjalisi sihtmärke. Iisrael on samuti täielikult panustanud ja saab kasu Ameerika-poolsest raketikoobaste hävitamisest. Afterburneri sõnul liituvad 200 hävitajat F-35 Iisraeli erielektroonikasõja lennukid F-15 Iisraelist ja F-15E USA-st Lucasiga, mis on ühesuunaline ründedroon, sarnane Iraani Shahid 136 täiustatud versioonile. Kui Iraan arvas, et pärast B-2 lendu on kõik möödas, siis ta eksib. Palju on veel ees. Tuleme selle teema juurde varsti tagasi, kuid enne seda vaatame üle Iraani praeguse olukorra. Pole õige väita, et Iraan on kaotanud võime tulistada rakette USA, Iisraeli ja teiste vastu. Meil ei ole täielikku kinnitust selle kohta, mida Ameerika B-2 pommitajad oma rünnakute käigus hävitasid. Seega on vaja rohkem teavet, et täpselt kindlaks teha, kui palju Iraani raketivõimekus on kahjustatud. Iraani kokkuvarisev režiim peab leppima, et raketioht võetakse ära. Varem ütlesime, et Iraani rünnakoht USA-le põhineb peamiselt rakettidel. New York Timesi andmetel on Iraanil üle 3000 raketi, kuid mõned hinnangud prognoosivad varude kasvu 2027 aastaks kuni 8000 raketini. Ameerika B-2 pommitajad sundisid Iraani kiiresti neid plaane pidurdama. Iraan püüab New York Timesi andmetel ehitada iga kuu 10 rakette, kuid iga USA ja Iisraeli rünnak aeglustab tootmist. Kui Iraan kasutab rakette oma vähenevatelt stardiplatvormidelt, kulutab ta varusid, mida samal ajal püüab täiendada. Mõned Iraani raketid võivad tõsiselt kahjustada USA huve Lähis-Idas. Demokraatia kaitsefond nimetab neist mõned eriti võimsad. Nende hulka kuulub Sejil 2, mille lennuulatus on 2000 kilomeetrit ehk umbes 1240 miili ning Khorram Shah, mis suudab lennata 2000 kuni 3000 kilomeetrit ehk 1240 kuni 1864 miili. Selliseid rakette on Ameerika B-2 pommitajad üritanud oma laastavate rünnakutega hävitada ja tundub, et see on toiminud. New York Times kirjutab, et Iisraeli ametnike sõnul on operatsioon Epic Fury koos Roaring Lioniga halvanud umbes poole Iraani raketivõimekusest. USA ja Iisraeli. 2025 aasta juuni õhurünnakud ning hiljutised operatsioonid hävitasid umbes 200 Iraani ballistilise raketi stardiseadet ja viisid rivist välja 10 teisi, väidab ametnik. Iga USA rünnakuga võime varsti taas näha B-2 pommitajaid lendamas, samal ajal kui Iraani raketivõimekus on kokku varisemas, täpselt nagu režiimgi. Al Jazeera otseülekande andmetel on Iraanis sõjas USA ja Iisraeliga hukkunud vähemalt 555 inimest. Nende hulgas on ka riigi väärtuslikem sihtmärk režiimi muutuse esilekutsumiseks, ülemjuht Ali Khamenei ise. Pärast umbes päevapikkust spekulatsiooni selle üle, et Iraani režiimi juht oleks massiivsete õhurünnakute käigus hukkunud, teatas Al Jazeera 28. veebruaril, et Iraani riigitelevisioon kinnitas Khamenei surma ja kuulutas tema lahkumise puhul välja 40-päevase leinaperioodi. Khamenei ei elanudki piisavalt kaua, et näha konfliktis, mille ta ise algatas, kuidas Ameerika B-2 pommitajad hävitavad Iraani raketikoopad ning ta jätab Iraani silmitsi kohese tulevikuga, kus riik peab välja selgitama, kes hakkab seda juhtima ajal, mil pommid ja raketid lendavad endiselt pea kohal.
Berneri sõnul on Hamenei järglase valimiseks loodud 3-liikmeline ajutine juhtimisnõukogu, kuid Ameerika rünnakud lõhuvad režiimi struktuuri ja tekitavad nõukogule probleeme. Iga võimaliku juhti võib teel ohustada pomm või rakett, mis ta kõrvaldaks. Iraanlased tähistavad isegi siis, kui riik käsib neil leinata. Iraanlane Massoud Godarat Abadi, kes põgenes 27-aastaselt USA-sse, ütles CNBC-le: Hamenei on surnud. See on mu elu parim ja Iraani jaoks hiilgav päev. Ma usun, et tema surm võib tähistada uue peatüki algust meie rahva ajaloos. Pikas perspektiivis loodan, et see hetk osutub murranguliseks. Siiski ei too Hamenei kaotus automaatselt kaasa režiimi vahetust Iraanis. Iraani revolutsioonikaart tegutseb veel, kuid nõrgeneb iga päevaga USA ja Iisraeli rünnakute tõttu Iraani südames. Ja et olukorda selle segaduses jõu jaoks veelgi halvemaks muuta, on veel üks riik kohe-kohe võitlusse sekkumas. Võite mäletada, et me rääkisime teile varem, et Ühendkuningriik keeldus lubamast USA-l kasutada oma baase Lähis-Idas Ameerika B2 pommirünnakuks. Seda enam ei juhtu. 1. märtsil teatas Ühendkuningriigi peaminister Keir Starmer, et USA lubatakse edaspidi kasutada Ühendkuningriigi baase rünnakutes Iraani raketibaaside vastu. See ei tähenda, et Ühendkuningriik saadab ise lennukeid lahingusse. Tundub, et lihtsalt avatakse RAF Fairfoot Gloucestershire'is ja Diego Garcia India ookeanis USA kasutusse. See on Ameerikale kasulik, sest tulevikus pole B2 lennukite kasutamisel vaja nii palju stratotankereid ohtu seada. Ameerika B2 piloodid saavad rohkem aega sihtmärkide täpsustamiseks, mitte ei pea kõike 32-tunnise pommitusmissiooni jooksul tegema. Mis puudutab järgmisi päevi, siis Donald Trump on teatanud, et Iraanil on mõned võimalused taganemiseks, kui nad tunnevad, et on piisavalt karistust saanud. USA president ütles Axiosile: võin asja pikalt ajada ja kõik üle võtta või lõpetada paari päevaga ja öelda iraanlastele: näeme mõne aasta pärast, kui alustate uuesti tuuma- ja raketiprogrammidega. Teisisõnu, Iraanil on üks võimalus: lõpetada oma tuumarelvade ambitsioonid. Kas Iraan kasutab seda võimalust taganeda? Kui ta seda ei tee, võib see olla esimene kord paljudest, kui teatame B2 pommitajatest, mis halvavad Iraani raketivõimekuse. Kui lisada Ameerika lennukikandjad ja Iisrael, võib Iraani vastu koondatud suur õhuvõimsus selle habra režiimi hävitada. Rääkides Ameerika lennukikandjatest, on neid, kes väidavad, et lennukikandjad on juba aegunud. USA näib tõestavat vastupidist, kuid uurime videos, kuidas lennukikandjad suudavad vastu seista maailma moodsaimatele sõjalistele ohtudele. Vaata videot, kui soovid rohkem teada. Ära unusta tellida The Military Show'd, sest anname sulle ülevaate Iraanis toimuvast. Aitäh vaatamast!